tere armas! Veebruari esimesel nädalal võtan siis kaardid, 3 kaarti kõnaldatud valguse sõnumite kaardipakist. Kellel need kaardid on, nad teavad, millised imelised kaardid. Ja kuidasmoodi nad sind toetavad siis sinu energiate ka täitumise eest, sinu energiakeha energiatega täitumise eest. Iga kaardi võtmine aitab siis toetada, et sul oleks piisavalt energiat, jõudu ja väge oma elus kõigega hakkama saada ja olla püsivalt külluses igal tasandil. Nii, 3 kaarti. 1 ja 3. Ja sellised, kui põnevad kaardid tulid. Nii, mida siis on vaja? 3 kaarti. 1., 2. ja 3. Põnevad sellepärast, et 3. kaart on tühi kaart, siin ei ole sõnumit. Ja selle kunagi disainer, kas nimelt või kogemata või arusaamatusest lõi. Ja ma jätsin ta kaardipaki, sest see on kõikvõimalikkuse kaart. Kes teab, on kokku puutunud ruunidega, siis ruunis on ka tühi ruun, mis on kõikvõimalikkuse kaart või ruun. Nii, esimene kaart tuletab sulle meelde seda, et sul tuleb tähele panna, millises õhkkonnas, millises keskkonnas ja võib-olla sõpruskonnas, võib-olla ka siis asjaolude olukorras või kuidas ma sõnastan seda. Pigem ma loen võib-olla kaardi sõnumi ette, et tead, sinu otsus olla võimas valgus olema parim kaitse, mis iganes negatiivsuse vastu. Kaardi valimine annab märku sinu enda kaitse nõrgenemisest. Tee taotlus tagasi keskmesse. Tähendab mingite asjaolude, kellegi abil või toimel või kellegi ütluste peale oled sa tasakaalust välja läinud ja veidikene võib-olla välise maailma suhtes kaitsetu. Ehk siis tugev kaitse sinul on sinu enda võimas valguse väli. See valguse väli nõrgeneb siis, kui sinus endas on ebakindlus, usu ja usalduse puudus ja võib-olla mingid hirmud ja tuleb ka selline asi, et piisav mitte olemine. Sa oled piisav, täielikult piisav, just sellisena, nagu sa oled. Ja piisavalt saad sa tunda ennast siis, kui sa iseennast armastad. Üks iseenda mittearmastusme tunnus ongi see, kui sa hakkad endas kahtlema. Kui sa tajud, et sa oled ebapiisav. Kui sa tunned, et sind nagu rünnatakse. Sest kui sinus on piisav olemine, siis isegi kui keegi mõtleb sul peale halvasti või tõesti üritab sind rünnata, siis sa lihtsalt ei taju seda. Või kui sa isegi tajud, siis sul on võimetekohane lihtsalt vaadata selle peale naeratusega ja teada, et see on selle inimese enda nõrkused ja puudujäägid ja hirmud, mida ta sinu peale siis välja näitab, üritades saada siis välisest ehk sinult energiat. Nii et usalda ennast, sa oled väärtuslik, sa oled piisav, sa oled just sellisena, nagu sa oled, täielikult terviklik ja täiuslik siin maailmas. Ja enda kaitset saad sa luua läbi järgmise kaarti, mis ütleb sulle, et oled sünnist saati terviklik ja täiuslik. Just jõudsin seda öelda. Oled väärt vaid parimat igas asjaolus ja igal tasandil. Selline ilus kaart. See on toetuseks esimesele sõnumile, et kui sa teadvustad, et sa oled terviklik, täiuslik sünnist saati ja oled väärt vaid parimat igas asjaolus ja igal tasandil. See annab sulle enesekindlust ja kaitset, ehk siis võib-olla mitte kaitset pole õige öelda, usaldust selles, et sina valdad ja haldad omi energiaid ja mitte kellelgi pole õigus sind arvustada, isegi kui sa oled midagi valesti teinud või mõne
kellegi arvates nõmeda sõna öelnud, siis see on tema probleem, kui ta sellest teeb numbri. Sina ainult nendid, et aga ma kogesin praegu seda, et oleksin võinud öelda näiteks teistmoodi. Ja järgmine kord tead, sa juba hoopis teistmoodi käituda. Nii et sa oled täiuslik, sa oled piisav. Ja sul on täielikult turvaline iseennast armastada just sellisena, nagu sa oled. Ära sea endale mingisuguseid selliseid eeldusi ja ootusi, vaid võta ennast sellisena, nagu sa oled. Sellise välimusega, sellise käitumismaneeriga, selliste oskuste ja teadmistega ja sellise võib-olla erialaga, kus sa töötad. Ja annetega. Sa oled just sellisena imeline ja tulnud just sellisena siia maailma ja seda maailma kogema. Ja see tühi kaart on see, mille läbi sa saad seda lubada endale, et sa oled usalduses, et sa oled piisavalt kaitstud ja sa oled piisav ja ennast armastada. See kaart ütleb sulle, et sul on siin maailmas elades kõik võimalikkus. Sa oled kõik võimeline. Sina ise otsustad, kuidas reageerida, mida sa siin maailmas koged. Sina ise lood kõik kogemused endale ja just läbi selle, mida sa sisaldad. Kui sinus on usaldus, kui sinus on iseenda armastamine, kui sinus on julgus ja tegutsemise tahe, ehk sa tead, et sa oled väärtuslik ja terviklik, siis universum võimaldab sulle kõike, absoluutselt kõike. Siis ta sinu anuma, ehk kui mille sees on su energia, täidab püsivalt ja regulaarselt ja igapäevaliselt. Sul on kogu aeg püsivalt energiat, sest sa usaldad ennast, sa väärtustad ennast, sa teadvustad ennast iseenda elu loojana. Ja universum loob sulle kõik võimalused just selle jaoks, mida sa tahad. Olgu see siis rahaline küllus või tööalane küllus. Sul tuleb lihtsalt teada, et see on sinule ette määratud. See on sinu jaoks võimalik ja universumis olemas. Sul tuleb ainult otsustada, et aga kõik tuleb, kõik on olemas, kõik laheneb. Ja sinu ellu tulevad kõik vahendid kõikide asjade endale soetamiseks ja lubamiseks. Hetkel tuli meelde just paar päeva tagasi tegin kaugseansi ja enne seda olin ka selle naisterahval teinud kaugseansi ja ta vist oligi esimene kaugseanss. Ma ei tea, kas Tallinnasse või Soome. Ja ta oli vist Tallinnas seekord, tema oli Tallinnast. Ja ta ütles, et eriti sellisel teemal temal elus on asjad läinud lahendusse, et raha voolab igast kandist, kõik võimalikust variantidest, et raha tuleb talle ja tal on kõike piisavalt, et rahavoog on läinud liikuma ja tal ei ole piiranguid sellises asjas. Nii et usalda ennast, usu ennast ja armasta ennast.